Pühapäeval kuulsime evangeeliumis Jeesuse kutset, mis kõlab ühtaegu lihtne ja ometi nii keeruline. Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Ei ole kooskõlas sellega, mida pakub meile maailm. Just maailmas väga tihti valitseb põhimõte silm silma vastu. 1994. aastal leidis Rwandas aset kohutav genotsiid, kus hutu hõimu liikmed tapsid üle 1 miljoni tutsi ja mõõdukate hutude. Selle jubeda vägivalla järel astus üks noor tutsi naine, kes oli kaotanud peaaegu kogu oma perekonna silmitsi mehega, kes oli tapnud tema lähedased. Umbes 90 päeva oli ta peitnud end pisikeses vannitoas, kui mõrvarid otsisid teda maja läbi. Kui see naine hiljem vanglas oma pere tapjaga kohtus, suutis ta öelda vaid: ma andestan sulle. See hetk muutis mõlemat. See naine Immaculée kirjutab oma raamatus Left to Tell: kui ma ütlesin need sõnad, tundsid, kuidas midagi rasket langes mu südamelt. Andestamine vabastas mind. Püha Augustinus on öelnud: kui vihkamine kohtub vihkamisega, sünnib ainult suurem vihkamine. Ainult armastus suudab muuta vaenlase sõbraks. See on täpselt see, mida Jeesus meile täna õpetab. Paavst Franciscus ka rõhutab: halastust ei saa mõista abstraktselt. See on kohtumise ja suhte vili. Jeesuse sõnad ei ole lihtsalt ilusad ideed, vaid kutse tegelikuks kohtumiseks inimestega, kes on meile liiga teinud. Kuidas saaksime elada seda evangeeliumi täna? Mõtisklegem selle üle. Võib-olla ei ole meie elus Rwanda genotsiidi mõõtu traumasid, kuid igaüks meist seisab silmitsi väljakutsetega andestada. See võib olla kolleeg, kes reetis meie usalduse, pereliige, kes on meid haavanud, või naaber, kes on tekitanud meile probleeme. Kristus ütleb: andke andeks ja teile antakse andeks. Need sõnad ei ole ettekirjutus, vaid kingitus. Andestamine ei ole ainult hea tegu teise jaoks. See on vabanemine meie endi jaoks. Ja võib-olla palugem täna julgust vaadata ausalt oma suhteid. Kes on need inimesed, keda me ehk väldisime või kelle peale oleme pahased? Kuidas võiks Kristuse kutse andestada ja armastada muuta meie elu ja nende elusid?